Siit nupust lülitame masina sisse, üles asendisse. Asetame pumba värvi ämbrisse. Ja sellest nupust saab reguleerida siis värvirõhku. Ja siit näidikust näeme, kui suur rõhk meil hetkel siis värvivoolikus on. Saavutatud, siis pump jääb ise automaatselt seisma ja rõhu langedes ta pumpab ise rõhku juurde. Ja juhul, kui värvimise ajal tekivad lehviku äärtesse triibud seina peale, siis peaks rõhku juurde keerama. Kuid kindlasti peaks jälgima, et rõhku oleks liiga palju, siis tekib värvivadu ja liigset värvitolmu. Ja kui värvimise ajal peaks mingi mustuse tükk sattuma värvitüüsi ette, siis saame sellest lahti nii, kui keerame tüüsi teistpidi ja vajutame uuesti. Siis ta lööb tüki eest ära ja keerame tagasi õigesse asendisse. Ja saame edasi järjeda. Nii, kui päeva lõppedes tahame järgmisel päeval tööd jätkata, siis peaksime pumbasüsteemi värvis puhtaks pesema ja see käib siis nii, et algselt keerame selle rõhu nulli, võtame puhta veeämbri, oletame, et me võtsime värviämbri ära, paneme pumba puhta veeämbrisse ja võtame teise ämbri, asetame selle väikse vooliga teise ämbrisse, lülitame selle lüliti alumisse asendisse ja keerame voolikust sellest nupust rõhku ja laseme nii kaua töötada, kuni värvi asemel hakkab vett voolama. Nupust keerame kinni. Kindlasti tuleks keerata ka tüüs püstoli risti, et õhk ligi pääseks ja hakkaks värv püstolis kuivama. Ja järgmisel päeval, kui me tööd alustame, siis võtame uuesti londi veeämbrist värviämbrisse ja laseme uuesti nii kaua töötada, et see vesi, mis sai siia eelneval päeval siia sisse pumbasüsteemi, et asenduks värviga ja ei satuks vesi meil voolikusse, sest me peame värviämbrist pumpama natuke aega, kuni siit hakkab värvi tulema. Vaatame, et siit hakkas juba värvi tulema. Siis lülitame ümber tagasi, et suunaks siis värvi püstolisse. Ja siis paneme uuesti selle sama rõhu, mis me eelneval päeval värvisime. Ja töö lõppedes, et kuidas pump puhtaks pesta, on siis samamoodi, et me keerame rõhu nulli, võtame värviämbri ära ja paneme puhta veeämbri ja samamoodi siis laseme nii kaua pumbal töötada, kuni hakkab siit vett tulema, et hoiame seda püstolit teises ämbris. Sellega me saame nii-öelda siis tüüsi puhtaks. Saame tüüsi puhtaks, keerame rõhu nulli. Ja mugav oleks siis
vaadates sellised harjad. Keerame selle tüüsi maha siit. Meiega siia ämbrisse seda harjadega puhtaks teha ja laseme siis pumbal nii kaua tööd teha ja laseme vett läbi püstoli, kuni saame vooliku puhtaks värvist. Et siis pumpaga puhast vett ühest ämbrist teise. Ja hoiame päästikut nii kaua all, keerame selle rõhu nupu nulli, hoiame nii kaua päästikut all, kuni rõhk läheb kõik välja püstolist. Samuti teha siis puhtaks, see käib käsitsi ära. Selle välja, tegime selle käsitsi ära, saab samamoodi selle filtri puhtaks pesta. Ja filtri hoida samuti. Käib siit keerame lahti, et see kõik harjaga puhtaks pesta ja samamoodi siis tagasi kokku panna. Kõvasti peab kinni keerama. Kui ta kätte suud on, teeb kinni, siis ta juba hoiab. Ja see on täitsa piisav. Samamoodi püstoli. Püstoli sees on filter. Et siis kõige püstoli poolse mutter võtmega lahti keerata. Ja siin sees on siis selline filter, mis tuleb samamoodi siis puhtaks pesta ja pärast tagasi asetada. Läheb õigesse asendisse ja siis mutri võtmine kinni keerata.